Tere kõigile. Et jah, siis ma proovin ülevaate meie tegevustest, et põhimõtteliselt võib ka küsimusi küsida ettekande vahele, et mul selle vastu midagi ei ole, aga lihtsalt mulle öeldi, et pean aega võitma, et järgmine ettekande hiline, seega jah, eks näis. Et jah, et me oleme järjest tegevust suurendanud ja laiendanud päikesüsteemis, et alguses ma annan kaardil ülevaate, et mida me teeme enam-vähem ja siis pärast ma räägin mõnest neist eraldi, et kõigest ma rääkida ei jõua ühe tunniga, aga ma jah, proovin katta enam-vähem. Et me proovime nagu enam-vähem igale poole midagi saada aja jooksul, et jah, maa lähiorbiit, Kuu, Marss, komeedid, asteroidid, Veenus, et me proovime saada missioone igale poole, enam-vähem nendasle. Ka on veidike jah, algarengus on ka mõned Saturni kuude teemad, aga see on veel väga varejas staadiumis, seega sellest ma põhjalikult ei räägi. Aga jah, ma siis alustan meie tegevustest siis komeetide uurimisel, et jah, komeete siin rahvas kindlasti kõik vähest teavad, mis nad on ja kus nad tulevad, aga jah, igaks juhuks käin üle, et sellised komeedid on siis jah, siis sellised jah, objektid, mis on enamasti koosnenud siis jääst tolmust ja siis on päikesesüsteemi ümber Serpicoorsi pilves suur kogus neid, mis tiirlevad. See on väga suur ala, et sinna võrdleks pandud siis väike ala, mis on sees, et kogu nii-öelda, et Pluto orbiit on siin sees, et kui võrrelda skaalasid, et kui suur skaala see on, see ala, kus nad pärinevad. Ja nad sellest liiguvad väga aeglaselt põhimõtteliselt, kui nad on nii kaugel jah, päikesest, aga nad põhimõtteliselt siiski päikesesüsteemi osa. Ja siis aeg-ajalt, kui toimuvad gravitatsioonilised häiritused, isegi naabertähed võivad põhjustada põhimõtteliselt. Isegi kui naabertäht mööda läheb, tegelikult ta võib juba piisavalt mõjutada mõnda nendest kehadest, nii et ta tuleks päikesele lähemale. Ja siis, kui meist lähemale jõuab, siis siin on üks näide sellest, see peaks olema siis komeet Dyson, kus siis jah, mis tuli siis päikesele lähedale ja mis oli ka siis samuti siis pika perioodiga komeet, mis siis võimalik, et esimest korda tuli siis päikese juurde ja siis selle tõttu siis ka põhimõtteliselt jah, oli väga tuhat mõjutatud päikese poole, et osaliselt ka siis jah, lagunes selle tõttu. Ja miks huvitavad need pika perioodi komeedid? Sellepärast, et need on muutumatult enam-vähem enda valmisajast või sellest, kui nad moodustasid päikesesüsteemi algusaegadel. Sest jah, kui me võtame näiteks uuem komeete, mida rohkem uuritud, näiteks see, mida Rosetta uuris, siis see oli väga tugevalt mõjutatud päikese poolt, sest ta oli ümber päikest kiirendanud pikka aega, päike oli seda pinda soojendanud ja pinnagi ära saanud. Aga kui midagi tuleb esimest korda sealt kaugelt, siis enne päikese juurde jõudmist on seal veel suhteliselt selline mõjutamata pind. Eks muidugi see mõju hakkab juba maa orbiidist kaugemalt pihta. Aga see on siis nii puutumatud väeg saab. Siis selliste objektide uurimiseks siis mõeldi välja selline kosmosemissioon nagu Comet Interceptor. Seal me ka oleme osalenud algusest peale, et me olime selles seltskonna, kes selle esialgset taotlust kirjutas ja võistlasime siis teiste missiooni kandidaatidega. See on see Eesti esimene süvakosmose missioon ja siis meil on seal oma instrument, mis siis peaks minema siis kosmosesse koos Arieli kosmoseteleeskoobiga 2029 või juba varem, et seal on jah, selle Arieliga on jah, teada on probleem, et ilmselt see Ariel hilineb väga palju, ei taheta oodata nii palju selle Comet Interceptoriga ja sellepärast siis võimalik läheb varem. Ja probleem nende komeetidega, mis tulevad päikesesüsteemi äärealadelt, on see, et nad tulevad väga kiiresti, kui nad päikese läheduses on. Et kui meil mingi sond stardib maa lähedalt, siis põhimõtteliselt võivad suhteliselt kiirust olla seal 70 kilomeetri kandis sekundis. Ehk siis praegust eksisteeri tehnoloogiat, millega oleks võimalik sellise komeedi juurde tiirlema jääda või siis sinna maanduda ilma nagu suure pauguta, vähemalt mitte. Ja siis selliste objekte uurimiseks siis võeti ka uus strateegia, kus põhimõtteliselt kosmosesond jaguneb mitmeks enne komeedi juurde jõudmist.
ja siis mitu erinevat alamsondi siis vaatlevad seda erinevalt nurkade alt ja nii siis saab kätte sellised ruumilised mõõtmised ainult ühe möödalennuga. Sest ainult üks katse on, ainult üks möödalend, sest suhteliselt kiirused nii suured. Ja komet internetud komeedipüüdur, siin on jah siis koosneb 3 sondist, siin on esialgsed joonised neist. Praegu on täpsemalt olemas, aga neid vist ei tohi veel jagada, see on jah segane veidikene see teema. Aga seal on jah on kokku 3 sondi. Üks on siis Euroopa Kosmoagentuurist see suur sond A. Ja siis on sondid B1 ja B2, mis siis on väiksemad. Ja siis B2 on Euroopast ja sond B1 on siis Jaapanist. Miks neil on sellised tähistused, on sellepärast, et algselt oli neid palju rohkem, lihtsalt C-d ja D-d ja muud, aga lihtsalt kosmosemissioonide puhul on selline oluline sõna nagu teleskoopimine, siis jah, skaala vähendamine. Ehk siis, et missiooni hinda alla saada, sellepärast võeti ära siia terves komponente, et lõpuks jäid need 3 tükki alles, et alguses seal oli väga palju muud kraami, et terve suur parv olete mööda lendama, et praegust lõpuks jäi 3. Ja siis Tartu Observatooriumis me arendame siis instrumenti selle B2 sondi peale, mis on selline väiksem, ta ongi umbes sellise suurusega läbimõõt, siin et see on isegi suurem siin ekraani peal praegust, kui ta reaalelus on vist umbes sama suur särk, aga jah, ta on isegi väikene. Jah, vaatan jah, okei, jah. Et ja siis meie instrument on siis optik, mis on siin. Ja see on siis selline kaamerasüsteem, mis vaatab üle selle nurga selle sondil. Ja miks selline kuju sellel on sellepärast, et ta oleks gyroskoopia stabiliseeritud. Nimelt see kogu sond siis pöörleb, et kui meie kaamerasel vaatab üle ääre, siin jah, et natuke on heleruumis selle pildi jaoks, aga põhimõtteliselt siin on jah, see on illustratiivne, päris selline välja näeks, aga et kosmos on väga raske teha, väga realistlik pilte, see peaks teada olema. Et seega jah, aga jah, kui see sond läheb komeedi tuumale, siis ta vaatab otse ette ja sond ise pöörleb. Ja selle siis tõttu siis on näha sellist pilti, kui seal kaameras, kus komeedi tuum siis teeb siis jah, nagu spiraali põhimõtteliselt selle pildi peal üle aja. Ja siis kui lähedale jõuame, siis me näeme ka selle komeedi pinda ja peaksime saama seal mingisuguseid asju jah, tuvastada. Meie siis arendame optikinstrumenti. See on siis selline väike kaamerasüsteem, kus siis on sellist kaamera pea, optika, peeglvärgid. Ja see on siis ka selline osa, et autonoomne, et põhimõtteliselt suudab pildistada komeedi tuumu osaliselt ka automaatselt ja pilt tagasi saata automaatselt. Meil on andmekogused väga väiksed, mida saame saata. Ja siis see sond läheb siis selle B2, see kaamera läheb B2 sondi sisse, selle A sondi peale, mis on suur kosmose sond siin taustal. Ja kui siis me hakkame lähenema sellele komeedile, see on illustratiivne, reaalselt skaalad on teistsugused, aga siis visatakse sealt see B2 sond välja ja siis see hakkab siis pöörlema ja siis kui see komeedi tuum hakkab lähenema, siis pilte siis erinevate kaugustel, erinevate jah, siis nurkade tõttu. Ja siis seda instrumenti, mis ehitame Tartu Observatooriumis, et meil oleme siis juhtroll selle ehitamisel ja seal on siis ja samuti selle nii-öelda riistvara kokkupanek tuleb Eestis firmat Crystal Space. Seega see on esimest nii-öelda üsnagi täiesti Eesti instrument. Muidugi jah, juppe selleks ostame ka välismaalt, sellest pole pääsu, aga jah, Eesti esimene vabadusinstrument. Ja selle missiooni puhul on ka siis strateegia huvitav, et see on peaks olema esimene Euroopa Kosmoagentuuri missioon, kus pole sihtmärk välja valitud enne starti. Ehk siis, kuna need objektid tulevad sealt päikesüsteemi äärealadelt kiiresti isadele, sellepärast ei ole aega sellest tuvastamisest, kui selle hetkeni, kui peab sinna juurde minema ja piisavalt palju, et teda üles saata kosmosesse. Sellepärast ongi plaan, et kui sealt stardiks siis kusagil 2029 maa pealt, esimesel läheb siis maa päikesüsteemi siis L2 punkti, kus siis nii-öelda pargitakse seda nii kaua, kuni otsitakse sihtmärki.
Ilmselt Tõnis räägib sellest sihtmärgi otsimist võib-olla pärast ka natuke, sest see on kõik seotud selle LSSD ehk siis Vera Rubini. Jah, aga jah. Või ma on õige, jah. Sest see on seda kogu aeg kautas 2 nime, sellepärast ma isegi sassin neid. Jah, aga põhimõtteliselt siis, kui sellel ajal, kui see seal pargib, seal L2 punktis, siis on sellel ajal siis maa peal teleskoopidega vaadatakse, mis toimub. Ja otsitakse sihtmärke selle jaoks. Ja selleks sihtmärkide otsimiseks on kokku siis aega 3 aastat. Ja kui selle aja jooksul ei leita midagi väga huvitavat, siis minnakse varusihtmärkide juurde, et varusihtmärgid on olemas ka, et selleks on enamasti siis väga tuntud perioodidega siis kas huvitavad asteroidid näiteks, et seal on mõned näiteks fragmenteerunud asteroidid, mida arvatakse, et võiks saada vaadata sellega. Jah, aga üldiselt jah, siis selle möödalend ilmselt toimub siis kusagil 2032 suurusjärgus. Ja muidugi kõige huvipakkuvam sihtmärk on siis tähtevahetusobjektid, et see teoorias on võimeline see missiooni kontseptsioon tähtevahetusobjekte uurima minema lähemalt. Aga nende puhul on see probleem, et ta peab tulema väga täpselt siis orbiidi parameetritega sisse või trajektoori parameetritega, nagu orbiit. Ja peab väga õnnelik olema, aga põhimõtteliselt see nii-öelda ideaalne oleks siis jah, selle missiooni jaoks siis oodata mingi tähtevahelist komeeti vaadata näiteks. Aga sellega just on see jah teema, et neid on väga raske tuvastada, algused tuleb väga kiiresti ja me oleme väga täpsete parameetritega, et meil oleks võimalik kurss sättida õigeks. Siis aparaadist jah, me oleme ehitanud mitmeid mudeleid juba, et need on kõik varasemad mudelid, et praegust meil on jah siis kvalifikatsioonimudel, mis näeb üsnagi sarnane sellele välja, mis siin paremal on praegust meil jah juba uuendamat kõik slaid, et ta on juba toodetud tegelikult kasutamisel observatooriumis praegust. Need on siin jah, pildide peal on siis meil siis elektriline funktsionaalne mudel ja siis struktuurne mudel, see on paremal. Ja praegu jah käib see suvi meil kasutuskampaania, kus me teeme läbi hunnik erinevaid katseid. Me proovime nii palju vähegi võimalik observatooriumis teha, aga meil kõigiks kahjuks pole võimalust seal. Et seega meil osad katsused meil toimuvad näiteks siis ESTEC-is, mis on siis Euroopa Kosmoseagentuuri keskuseid Hollandis. Ja me oleme käinud Soomes katseid tegemas ja mõnes ees kohas, et seega neid jah, see kasutuskampaania on selline suurema maa-alal toimuv asi. Siin kui mõeldes näited, need on küll veidi varasemad pildid, aga et mida me observatooriumis sellega on teinud, et näiteks me saame panna vibratsioonistendi külge ja siis kasutada, kuidas vibratsioonid selle mõjuvad. Ja siis samuti me termovaakumkatset teeme, just peaks pihta hakkama siis termokatset selle siis kvalifikatsioonimudeliga lähinädalatel. Nii. Siis järgmine suurem sihtmärk meil on Kuu. Kuuga on jah, praegu kõik keerulised lood, et sellised ilusad plaanid olid mõned aastad tagasi, et kus juba praeguseks ajaks pidi olema uued siis astronaudid andnud Kuule ja kõike muud. Aga jah, kahjuks enam nii ei ole, et siin on väga palju hilinemist olnud ja praegust ka need eelarvekärped Ameerikas räägid on seda mõjutanud. Seega praegu on üsnagi ebaselge, mis saab sellest Artemis programmist, aga meil mingi osast omad lendab ja Euroopa plaanid on siiamaani käimas, et neid pole vähendatud selle tõttu. Et jah, ja siis Kuu osas meie tegevus said algust siis meie siis koostööst Milrem Roboticsiga, et neil oli ka huvi alguses, siis on siis üks Eesti kaitsetööstusfirma. Neil oli ka siis alguses huvi Kuu vastu, kuna see oli hästi palju inimesi observatooriumis tegelikult tol ajal töö veel. Seega jah, neid huvitasid ka samuti mõned kohad selles maalis, kui nad ringi sõidavad, ei ole nii erinevad Kuust enda maastiku poolest. Ja siis me alguses saime nendega siis koos projekti missiooni juhtimissüsteemi arendamiseks Euroopa Kosmoseagentuurile, kus siis ka meil nagu algas tõsisemad Kuu tegevused, see oli juba jah mõned aastad tagasi.
aga seal me siis tegime siis tööriista, see ongi, me kasutasime seda Tartu observatooriumi, sellepärast observatooriumi pilt siin, et kus me siis tööriista eesmärk oli luua siis võimalused missiooni planeerimiseks kuul ja siis üks kasutus, mida me selle jaoks tegime, oli siis, et me tegelikult tegime kaardi observatooriumi alast ja plaanisime seal tegema, siis lasime sellel siis Milremi Themisel ringi sõita selle siis planeeritud missiooni trajektoori järgi seal territooriumil. Ja siis teine teema, mida kasutasime, oli siis simulaatorid, et me siis arendasime oma simulaatori, kus siis me saime pikemaid missioone kuul simuleerida. Et selles me tegime ligi 2 nädalast missiooni, simuleerisime kuul, see on siis Unreal Engine 5 baasil hindatud süsteem, kus me siis importisime erast kuu kõrgusmudelid ja siis ehitasime süsteemi, et seal saaks realistlikult ringi sõita kulguriga ja siis planeerisime selles missiooni planeerimistööriistas, mis arvutas selle sama kuu piirkonna järgi ohutuvaid trajektoore 2 punkti vahel, et kuidas liikuda optimaalselt, et vältida teravaid servasid ja selliseid asju. Ja siis pärast siis simulaatoris lasime selle missiooni läbi simuleerida siis simuleeritud kulguriga. See jah. Kui hästi need mõlemad siis õnnestusid? Mõlemad võeti edukaks, selles mõttes, et jah, see observatooriumi alal ringi sõitmine oli jah, õnnestus, seal ei olnud mingit probleemi sellega ja samuti simulaatoris ka mõlemad töötas, et jah, ühega probleemi ei olnud, et see näitas, et see jah, planeeritud teekond tööriistas töötab põhimõtteliselt ja samuti on võimalik nüüd operaatoris plaanida teekondi sellega kuu peal. Jah, ja siis praegu me just loodetavasti hakkame varsti arendama järgmist versiooni sellest missiooni planeerimistööriistast, et meil on praegust on taotluses sees, aga me ei tea veel vastuseid täpselt, me saame need millegi sügisel. Ja ka see peaks olema üsnagi hea võimalused meil. Ja siis jah, siis kuu puhul siis jah on probleemiks just simulaatorid tegemise see, et kuu kohta pärinevad andmed näevad sellised välja põhimõtteliselt, kui sa võtad reaalselt siis kuu kõrgusmudelid ja ortofotod paned kokku, siis saab midagi sellist, nagu siin vasakul on. Aga tegelikult samast kohast kuu peal, siis on Apollo 15 foto samast kohast, on ta muidugi palju detailsem ja siis me kasutame siis erinevaid siis protseduurilisi meetodeid, et genereerida siis seda maastikku nii, et meil oleks detailide tase umbes sama mõlemal juhul. Ja siis samuti selle uue siis süsteemiga me ka siis arendame välja uut missiooni planeerimissüsteemi kuu jaoks, et kus me siis saame samuti võtta siis mudeli ja siis planeerida trajektoore. See eelmine versioon, mis me ESA jaoks arendasime, oli siis puhtalt siis veebibrauseri baasil, aga see uus on siis jah, arvutimängu-mootori baasil, kus ta on rohkem võimalusi meil ja paindlikum, et see veebibrauseri baasil oli väga piiratud, mida me saame teha. Ja siis see... arvutimängu-mootorit tarvitate? See on Unreal Engine 5. Kuidas? Unreal Engine 5. Jah, et see on jah, üks arendumaid praegused on olemas. Ja see võimaldab tõesti teha väga realistlikult, me tegeleme selle realismi täiendamisega, aga see on jah, väga lähedal reaalsete piltidele. Jah, siis meil sellest kuu missioonide arendusest kasvas välja siis kuupkulgur, mis on meie tudengiprojekt. Meil oli just probleemiks oli, et me küll arendasime neid missiooni planeerimistööriistu simulaatoreid, aga meil on polnud seda millegi võrrelda seda. Ja meil ei olnud reaalselt riistvara, mille peal kasutada neid erinevaid algoritme ja asju. Ja sellepärast, et me alustasime aasta kuupkulguri projektiga. Siin on samuti siis pilt Unreal Engine'ist peaks olema see sama, et siin on läheb veidikene uuem kõrgema kvaliteediga pinnast taustal. Ja see oli väike kulgur. Selle jaoks me ka siis Tartu observatooriumisse ehitasime sellise analoogkeskkonna väikese, kus me saame ringi sõita sellega. Siin jah on, me saame natuke ilusamaks ka teha, kui siin pildi peal on, aga siis oli, et võimalikult hästi kaamera peal ära oleks näha, siin panime tulesid palju tööle.
et siin me saame siis simuleerida kuusarnast valgustust, ehk väga teravaid varje, sest meil on põhimõtteliselt peaaegu punktvalgusallikas seal. Ja siis saame seal pulvuriga ringi sõita. Ja siis meil plaan ongi siis arendada kõiki meie süsteeme nii, et me saame neid katsetada selle kuupulvuriga meil siis selles nii-öelda kosmosepunkris ette ära. Ja siin on siin näha siis erinevate nurkade alt, et siin on katuse nii-öelda laes olev kaamera, vaatab alla, siin on siis lihtsalt operaatori ka enda kaamera ja siin on siis kaamera siis kuupulvuri enda pealt. Ja see on praegust jõudnud päriselt tasemele, see pulvur ise töötab saame juhtuse kaugelt, aga muidugi me arendame seda, et see võtab aega, et me oleme seda alles kusagil 2 aastat arendanud, nii et siin on veel palju tööd teha. Ja siis me ka siis arendame selle jaoks missiooni juhtimissüsteemi sama, et me saaksime seda juhtida samuti võimalikult edukalt, sellepärast et meil on ka mitmeid kliente tulnud, kes tahavad enda laste kasutada selle peal, nad tahavad kuule saata ühel päeval. Ja siis selle jaoks me tahame ka siis võimalikult selliseid korratavaid ja realistlikke stsenaariume seal punkris siis kasutada. Ja siis teine aspekt on siis nii digikaksikud, et põhimõtteliselt siis siin vasakul on siis algne versioon tegelikult paremaks järjest versioon siis põhimõtteliselt arvutimängu-mootorist, mis siis simuleerib punkris ringi sõitmist ja siis see on siis päris foto paremal. Ja see näitasin praegu sellise visuaalautomeetria töötamist, mis on üks siis navigatsiooni algoritm. Ja meil ongi siis eesmärk arendada paralleelset kulgurit ja simulaatorit, et me saaksime võimalik teha vastavuse selle vahel ja praegu ka kõik need tulevik kosmosemissioonid lähevad seda teed, et sul igas võib olema digitaalkaksik ja siis sul kasutatakse selle peal kõik tarkvara läbi enne kosmose minekut ja kõik samuti kõik need missiooni planeerimine kõik toimub selle kaksiku peal. Ja siis sul on väga head plaanid ja tarkvara olemas, kui sa reaalselt hakkad sinna kosmosesse minema. Nii sõltub sellest, kui realistlik see digikaksik on. Aga me järjest optimeerime, et paremaks saada. Küsimus. Jah. Mis pinnase materjaliga simuleerida seda pinduse? Seal on praegu siis põhimõtteliselt purustunud graniit. Et jah, see pinnas on keeruline teema kuu simulatsiooni osas, et päriselt kuu peal on siis see regoliit, mis on tegelikult väiksed klaasikillud efektiivselt. Selline põhimõtteliselt tolm ja mis on väga agressiivne. Ja see on inimestele ohtlik, sellepärast maa peal on üksikud kohti, kus on väga realistlik see pinnas, kus ongi päris realistlik see klaasitolm põhimõtteliselt pinnas. Aga meil on jah selline pinnas, kus saab ohutult inimene ringkõldida peal. Et ei pea kandma mingit ohutusülikondi meil sellist. Et kuna meil palju tudengid tegeleb ja muudes ja samuti see päris materjalid on väga realistlikud, on väga kallid. Lisaks sellele kõigile ohutusele, see käib kasutama Eesti purutud graniiti. Aga jah, fotode pealt on näeb välja väga sarnane reaalse kuu pinnale. Nii et kas te siis jah. Abrasiivsust alunduse teste siis ka teete nende liikuvate robadele? See tuleks hiljem jah, et kui me sinnani jõuame, et meil on reaalne siis kuulemine riistvara, siis jah, peaksime tegema abrasioonitesti ka ja siis me peaksime kasutama selleks teist, peaks kasutama päris realistliku kuupinnast, mis olekski siis klaasitolm põhimõtteliselt. Aga jah, seda me Tartu observatooriumi ehitama ei hakka sellist võimekust, sellepärast, et see lihtsalt jah, ei ole mõtet praktikas. Aga jah, see on kuu väga suur probleem on abrasiivsus ja see tolm, et see jah, enamasti jah, näiteks ka siis neid on selles, et astronautid nende kosmose siis skafandrite eluiga on tegelikult määratud sellega, et millal tolm nendest läbi närib. Kuna iga liigutusega põhimõtteliselt tolm läheb kuhugi vahele kinni, siis hakkab seal hõõruma ja siis ühel hetkel tekitab augu. Ja see ongi siis see põhimõtteliselt määrab siis praegu kosmoses skafandrite elu ja siis kuu. Ja siis Kuise tudengiprojekt käib ka meil firmas katsetamas mitmeid. Ja siis meil jah, põhilised on siis meil Star Robotics, kes siis arendab siis navigatsiooni algoritme kuu liikumiseks. Et nemad siis on enda siis jah, prototüüpkaamera asja kasutanud ja siis jah, nende andmete pärast peal siis jah, algoritmi testinud. Lightcode Photonics, mis siis arendab sügavuskaameraid, tahab samuti kuule saata, on kasutanud meil kulguri peal, selle kuupulguri peal. Ja siis Crystospace'i kasutanud asju selle peal.
tegelikult jah, meil on ka praegu projekt siis ProExpertiga, kelle jaoks kogume andmeid selle sama Google'i platvormiga, neil oma riistvara ei ole, aga siis me kasutame seda punkrit ja samuti simulaatorit nende siis algoritmide kasutamiseks andmeid koguda. Ja siis kuu peale, me ka siis arendasime kuu peale saatmiseks koos Christophisiga kaameraid mõned aastad tagasi. Need kahjuks pole siiani kuule jõudnud, sellepärast et see firma, kes kuule pidi viima oleks pankrotti ja see leping kuule viimiseks anti teisele firmale. Aga see teine firma pole neid viinud kosmosesse. Et aga jah, vist 2028 oli vist ka praegust plaan nende üles saatmiseks. Et see, nad on uuesti tekkinud ajagraafikutesse see ende üles saatmine. See on siis Maxwell Roboticsi sampler missioon, kus siis on siis 2 kaamerat Eestis. See oli see kuukaamerat, millest ka meedias juttu oli paar aastat tagasi. Nad algselt oleks pidanud juba olema kuu peal praeguseks ajaks, aga jah, selle firma pankrotimineku pärast see hilineb praegust. Aga jah, meediaga nii-öelda aktiivselt seda lasti veel arendatakse värki, et ta peaks kuuletki jõudma. Siis varem rääkisime kuu pinnast, aga meil on siis ka oleme ka paaris missioonis, mis siis kuud kaardis kõrgemalt orbiidi pealt. Et kui me tahame seda missiooni planeerida kuu peal, siis meil selleks on vaja väga täpselt kõrgusmudelit. Ja praegust on olemasolevate kõrgusmudelite probleemiks see, et nende lahutus pole piisav reaalselt missiooni planeerimiseks. Ja teine teema on see, et kõik need satelliidid on siis Ameerika kontrolli all põhimõtteliselt ja kui me tahame mitte Euroopa missiooni teha, siis pole kindel, kas me saame nende käest andmeid selle jaoks. Et kui me valime täpse ala, kui me tahame missiooni, siis kui meil on oma satelliit selle jaoks, siis me saame sealt ise pilti teha sellest, ise teha kõrgusmudelit ja ise siis missiooni planeerimist teha. Ja siis selle jaoks on siis praegust algstaadiumis 2 siis missiooni. Nad ütlevad algstaadiumis selles mõttes, et nad on nagu esapoolt nimekirjas, aga nad lendavad kunagi või lendavad, seda pole teada praegust. Aga need on siis LUGO ja LUMI. LUGO on siis Lunar Geology Orbiter ja LUMI on siis Lunar Mapper Inspector. Nad on mõlemad põhimõtteliselt kuu kaardistamismissioonid. LUMI on siis nii-öelda väike missioonide kampaania, üks kandidaat praegust, mis siis jah, mille siis kandidaat valitakse välja siis edasiminekuks järgmisse vooru siis selle septembris. Ja siis juba hakkab nagu reaalne ehitamine pihta. Kas see nüüd kokkusattumus, et Lunar Mapper and Inspectori nimi kuidagi väga eestipäraselt kõlab? See on kokkusattumus jah, sest firma, kellega koos arendame, kus see nimi tuli, oli Tšehhi firma. Et on kokkusattumus jah, aga jah, mingis mõttes lund me otsime ju veel jääd. Päris lumil ei ole, aga jah. Aga see on ehitatud põhimõtteliselt üles nii, et saaks ühe mööda lennuga teha kõrgusmudeli alast. Ja siis põhisihtmärgiks on just siis kuu lõunapoolus, kus siis eeldatavasti järgmised kulgumissioonid lähevad. Ja siis see suudaks otsida sealt põhimõtteliselt neid kohti, kus võiks oodata seda kuu jääd näiteks. Ja siis Tartu Observatooriumis me arendasime selle instrumenti kontseptsiooni, põhimõtteliselt välja modelleerisime selle ehituse. Ja simulatsioonid samuti siis selle simulaatori põhjal, mida varem näitasin. Me saame siis modelleerida siis põhimõtteliselt möödalende kuust ja samuti arendamistarkvara selle jaoks. Et jah, et meil on siis mõlemas siis selle lasti juhtimisel oli mõlemal juba Eesti käes. Ja see lasti ehitamine, see peaks jääma siis Eesti firma Christophis kätte põhimõtteliselt. Aga selles LUMI missioonil ongi, ainus last ongi see kaamerasüsteem, kus on 2 kaamerat, mis põhimõtteliselt vaatavad, üks vaatab 2 kitsa vaatevälja kaamerat, üks vaatab ette, üks vaatab alla ja siis laiema vaatevälja kaamera, mis katab mõlema vaatevälja. Ja selle lasti selle 2 missiooni peal, aga selle LUGO peal, ehk siis selle Lunar Geology Orbiteri peal on rohkem erinevaid instrumente. Ja siis reaalselt välja näeks kuu peal see kaaristamine ongi nii, et nende üle ala, siis jah, üks kaamera vaatab siia, üks vaatab siia ja siis üks kaamera näeb kogust ala. Ja siis sellest pildiseeriast siis kokku saab ehitada 3D mudeli sellest kuu pinnast, et sellega saaks teha missiooni planeerimist. Ja siin siis pildi lahutuseks me proovime saada 20 cm kanti, et see juba on oluliselt parem kõikide kulgurite planeerimiseks.
ja siis, kui me selle nii-öelda 3D mudeliks sünteesime kokku või konstrueerime, siis võiks saama sellise nagu suure tüki, kus siis on siis äärte peal siis selle suure vaateväljaga kaamera poolt kaetud ala ja keskel on siis kõrge lahutusega ala, mida siis need 2 kitsa vaateväljaga kaamerat katavad. Ja siis selle missiooni eelis ongi just, et peaks saama ühe möödalennuga teha 3D mudeli. Et varasemad missiooni nagu näiteks Lunar Reconnaissance Orbiter, nemad vajavad mitut möödalennu samast alast, et teha 3D mudel. Meie proovime 1 saada ja selle palju eeliseid, näiteks kuu peal on probleemist, et valgustusolud muutuvad väga kiiresti ja väga suurel määral. Et kui me samast alast 2 erinevat korra mööda lendame, võib ta väga erinev välja näha. Ja sellest nende 2 alast kõrvutamist võib tekkida päris palju siis igasuguseid probleeme algoritmidesse selle lõplikus mudelis. Et kui vaadata neid LRO NAC-i siis ka kõrvusmudeleid, mis on praegu olemas, siis nendel on tihti näha palju artefakte ja asju, mis tulevad just sellest, et ta on nagu eri lendudest kokku pandud ja sellest tekivad igasugused veidlused sisse sellest. Aga see arhitektuur peaks seda vältima. Ja siis kuidas nüüd arendame, siis ongi, et me siis instrumenti siis konfiguratsiooni põhjal simuleerime pilte orbiidilt ja siis teeme sellest 3D mudeli ja võrdleme algse selle siis sijendiga. Ja siis kasutame läbi erinevaid siis optika ja siis vaatamisgeomeetria kombinatsioone, et see siis leida see kõige parem versioon sellest rekonstruktsioonist. Ja samuti siis reaalses siis missiooni käigus me esialgu simuleeriks olevate 3D mudelite põhjal läbi kõik need vaatuskampaaniad ja siis põhimõtteliselt kordaks neid selle reaalse satelliidiga. Ja siin on teada seal mängu see ulestusmootor, see arvutimängu-mootor, mida me samuti kulurite puhul kasutame. Me saame siis selle abil ka siis tõesti orbiidilt pilti simuleerida ja kõike varje ja kõike väga täpselt simuleerida. Siis saab pilt siis kuu lõunapoolusest simuleeritud pilt. Kui me saame varjeid ja kõiki nende asju täpselt arvutada olemasolevate mudelite põhjal. Ja siis reaalses missiooniga saab liiklustega üle siit põhimõtteliselt ja siis me proovime ajastada nii, et selle hetkel, kui üle lendab, oleks see ala täpselt oleks valguse käes. Ja see vaatleb, sest muidu me ei näe lihtsalt midagi. Ja seega siis suur osa missioonist ongi just selle vaatuse planeerimine, nii et sa näeksid täpselt kohta õigel ajal. Nii, Mars, siis Marsi puhul me veidikos hoikunud teemad, et me proovisime vahepeal seda samu missiooni planeerimissüsteemi siis Marsi kulgurite peale saada, siis ExoMarsi peale. Aga sellega oli, kuna see missioon venis veel palju segadust, siis sinna meil õnnestus saada. Aga me praegu siia osaleme põhilise arengutel, mis toetas viimasel hetkel Marsile. Aga seega Marsi suhtes hetkel väga konkreetset plaani ei ole, aga me pidevalt töötame Marsi suunas. Kuidas see Marsi tingude erineb kuu omast? Mars on natukene mingis mõttes isegi lihtsam, selles mõttes, et Marsil on põhimõtteliselt kliimasüsteem ja värgid ja erotsioonid ja muud värgid, seega Marsi pinnasel on vähem sellist abrasiivset, üliabrasiivset olmu. See muidugi on seda, aga seda on vähem. Ja samuti Marsi peal on valgustusolud palju lihtsamad. Sellepärast, et Marsil on atmosfäär, mis hajutab valgust, et kuu peal teeb igasuguse kaamerapõhise tegevuse raskeks just see, et sul ei ole atmosfääris hajutab, seega kui sul on vari, siis on peaaegu täielikult must. Et maa peal seda juhtub, et kui sul on igas ruumis peaaegu, kui sul ei ole spetsiaalne keskkond selle jaoks, ma sul on alati palju hajus valgust, see kui asi on varjus, siis sa ikkagi näed seda mingil määral, aga kuu peal on täiesti must praktikas, aga Marsi peal samuti, kui atmosfäär hajutab päris palju, siis Marsi peal on sarnane maaga mingil määral vaatlusolukord. Ja samuti Marsil on suurem gravitatsioon, seega on lihtsam maa peal arendada, et Mars on tegelikult lihtsam kui kuu. Ja samuti on väga palju kogemusi varasemate Marsi kulgurite poolelt, et kuu kulgurid isegi vähem olnud selliseid tõiseid kui Marsi omadeks. Siis meil käib tegevus veel ka maa orbiidil, et SQ2 käis korra kosmoses, aga korra. Et see oli probleemiks see, et oli rike ilmselt selles moodulis välja viskades satelliite selle kanderaketi küljest.
SQ3 on praegu käivitamisel, et selleks jah, praegu taotletakse raha isa käest. Suts käib, mõnes väga põhjalikult räägivad, jah, osad ka siis tudengsatelliidi sihtotsus all, et mitte ainult observatooriumis. Ja Suts on selle väiksem satelliit, mis jah, peaks kiiremini valmis saama. Ja siis jah, meil üks ka kaameraarendusprojekt, mis me lõppes ära, siis see teie kaamera projekt, mis on praegu lõpetud ka. Aga siis meil uus valdkond, mis on jõudnud areneb, on siis ISS-ile minevad missioonid. Et siiamaani on ISS veel üleval kosmoses ja mõneks aastaks jääb ja praegu siis jah, proovime võtta viimast sellest, et see üleval on. Ja siis me mitmete partneritega koos siis ehitame erinevaid siis laste, mida kasutatakse seal pardal. Et meil just üks käis seal juuli alguses, juuni lõpus, mis oli vetikate kasvatamise eksperiment, kus siis me ehitasime sellise karbi. Ja see välisstruktuur on Poola firma poolt eksperiment, mis on ka Poola firma poolt Extrema Technologies. Aga siis me ehitasime elektroonika ja samuti sensorid sisse ja kaamerasüsteemid ja tarkvara sellele. Et siin jah, sellest nii-öelda sisemisest karbis enamus on siis Tartu observatooriumist. Ja see on siis foto sealt seest, mis on tehtud selle kaameraga, mis sinna sisse integreeritud on. Ja siin on siis näha see kasutustel siis peaks olema Hollandis, kus tehti siis enne lendukasvatusi. Siin on sisemusriigis ka maaksid, et põhikomponent ära näeks, et seal on siis jah 2 tuubi, kus on siis sees petikad, mis kasvavad ja siis on jah toitesüsteem, arvuti ja sensorid külgede peal. Ja siis läheb siis sinna, ja siis see läks sinna kosmosejaama siis Columbuse moodulisse, kus oli eraldi selline sahtel selle jaoks. See oli mõnes pilt siis kosmosejaamas, siis Poola, kuna see oli Poola kosmoseagentuuri poolt siis organiseeritud missioon enda makstud siis ja see oli osa siis Poola siis astronaudi kampaaniast. Et mõni aasta tagasi ka Eestis käis astronaudi valitud teema. Et Eestis küll midagi valitud, aga siis see on siis poolakasteks valiti ja siis Poola maksis tema siis ISS-ile saatmise kinni. Ja siis temal oli vaja siis erinevaid siis aparaate Poolast midagi mängida. Ja siis nii-öelda Poolas oli see ka siis, kus meie aparaat sees on tegelikult. Ja see siis tegutses 2 nädalat rahvusvahelises kosmosejaamas. Ja siis toetas andmeid ja läks väga edukalt, et ta kõik töötas. Siin on näha seda hõljumas kosmosejaamas. Muidugi seda on natuke. Ja kahjuks meil ei ole väga häid pilte, nagu seda näiteks on kosmoses see hõljumas videod, kahjuks ei ole ka sellest hõljumist, et see näeb praegu seda oleks liiga lihtne võtsida seda asja. Kahjuks, et see ei näe väga uhke välja selle pärast, aga jah, põhimõtteliselt jah, seal jutud käivad, et mingi video võiks tulema ühel hetkel, aga meieni pole veel jõudnud. Aga jah, siis need lastid siis pandi siis sinna ISS-ile sellise sahtli külge. See on siis Space Application Technologies, mis on siis üks Euroopa kosmosefirma, mis siis haldab seda kasti siis ja põhimõtteliselt pannakse nii-öelda klootsid külge. See on kõik erinevad eksperimendid. Siis see, kuhu meie siis ehitasime, on see. Ja siin on siis üks KP Labs, on üks siis kosmose andmehaldussüsteemide arendamisega teele firma. Ja nende siis moodul on siin küljes. Ja siin on mingisugune Euroopa kosmoseagentuuri moodul. Põhimõtteliselt siin on siis hunnik siis selliseid kontakte küljes, et siis pannakse külge ja siis pruvitakse plaadi külge põhimõtteliselt. Ja seal see tegutses meil. Ja siis juba tuli alla, siis jah. Juba paar nädalat tagasi. Kas nagu SpaceXi graafika? On SpaceXi oma oli jah. Ta on SpaceXi, selle Dragon kapsliga läks ülesse ja tuli alla ka SpaceXi Dragon kapsel põhimõtteliselt. Kus siis lasti osas oli meil see kuup ja siis need reisides olid need astronaudid ja see on siis jah termokaamera foto siis selles maandu viimast hetkedest enne, kui see üles korjati siis. Aga jah, neid negatiivseid asju nii palju peale pandud piltiliselt välja, nagu oleks mingi arvutigraafika.
see probleem veidike sellega. Ma nende tiitrite järgi vaatasin, et ainult Splashdown ja see oli SpaceX'i kasutatav stiil. Ja ei see ongi jah, see on nende jah, et nemad jah, SpaceX'is jah, Dragon kapsliga läks üles asi ja siis tuli alla ka samuti see sama kapsliga. Ja siis sellega on veel plaan, et põhimõtteliselt neid samu sarased kuup peaks üles minema veel 3 tükki lähiaastal ISS-ile. Muidugi ISS-i on see, et ei tea, mis hetkel tegevus lõpetab. Et juba praegu on seal hingevaakumas, seal vanemad moodulid on seal juba mitu aastat vanad, et seega nad hakkavad ära lagunema ja tekivad ja muud värki. Et ka selle missiooni puhul oli palju viitsi sellepärast, et selle vahepeal hakkas midagi tekkima ISS-ile, siis nii kaua kuni leket otsiti, nii kaua siis seda lükati edasi. Et sellepärast ka see lükkus edasi kõvasti see kosmose minek sellel lastil. Aga siin jah, loodetavasti paar aastat veel töötab ja siis Tšehhid on sarnane nende astronaati kosmose saatmise kampaania. Ja siis nendega siis võiks 3 sellist kuupi kaasa minna, kus sinna sisu oleks Tartust. Aga nende kohta meil lepingud ei ole paigas. Et nad on küll valitud ametlikult Tšehhi siis kosmoseagentuuri poolt lendama ISS-ile ja nagu seal selles pakkumise sees, et see sisu tuleb meilt, aga meil lepingut otseselt ei ole nendega veel. Aga eks neid põhimõtteliselt peaks hakkama selle sügisel nende siis muudelt ehitamine uuesti pihta. Aga jah, see oli siis Poola firma selle vahendusel nii-öelda, et nemad siis said esimest korda selle missiooni siis Poola kosmoseagentuuri kaudu ja siis seetõttu ja seal lepingute vältitud toimub see nüüd siis Poola firma vahendusel, et me ehitame ja siis nemad müüvad. Kõige parem see ei ole, aga kahjuks hetkel nii sellest tuli välja. Nii. Mul on tõlkimata jäänud paar slaidi kahjuks. Aga jah, suur teema meil on veel siis Veenus, mis meil jah, taustapidevalt käib. Et siis Veenuse puhul oli siis see fosfaani signaali tuvastamine mõne aasta tagasi. Ja siis praegust on hunnik missioone plaanitud erinevate kosmoseagentuuri poolt Veenusele. Ja siis meie oleme siis ühes eramissioonis osalised, õigemini eramissiooni seerias. Et see on siis nimega siis Morningstar Missions to Venus, siis hommikutähe missioonist kosmosesse või Veenusele. Ja see peaks olema see esimene siis missiooni seiramise siis täiesti kosmoseagentuuri vaba ja puhtalt erarahastusega, kus siis rikkad maksavad põhimõtteliselt kosmosemissioonide jaoks. Ja siis selle seerias on plaanis vähemalt 3 missiooni. Praegust esimene missioon siis peaks järgmisel aastal lendama. Et selle jaoks on ehitatud juba lastivärgid, aga seal me ise midagi ei ehita selle jaoks. Et me veidike osalesime seal vestlusse värkides, aga meie otseselt lasti esimesel ei ole. Ja see on siis see on viimast kasutust faasis praegust. See on siis Rocket Lab, selle firmaga peaks üles minema. Ja siis nemad kasutavad seda ka siis enda promoks, et see enda siis seda ülemise staadiumi siis reklaami teha põhimõtteliselt. Sellega saab Veenusel linnata kui tahta. Ja siis nende siis raketi külges siis läheb kapsel, mis siis peaks siis Veenuse atmosfääri jõudma. Ja siis sinna põhimõtteliselt, seal mitmeid erinevaid kontseptsioone selle kohta, lõplikute kohta, aga siis esimesest lihtsalt see kapsel lihtsalt lendab atmosfääri ja siis kukub läbi atmosfääri ja lihtsalt siis saadab mingil määral see andmeid tagasi sealt. Aga hilisemates missioonides on siis plaanis kasutada siis langevarju ja siis väikse kondlik signaal ja siis põhimõtteliselt kukub atmosfääri ja siis langevarjuga pidurdab ennast ja siis selle siis laskumise käigus kukub andmeid ja saadab siis samal ajal seal läheduse olevale siis emalaevale, jah. Sellega seoses küsimus, et kas keegi maailmas arendab ka atmosfääri droone sellistel planeetid nagu Veenus, need on veel meie päikesesüsteemist? Tegelikult on olemas, et isegi juba Titani droon on olemas, Dragonfly kontseptsioon NASAlt. Et droonide arendamine on käimas ja juba Marsi oli see väike helikopter. Et arendatakse jah, et Marsile ja siis see Titani peal lendama peab pidev droon. Ja siis selle Veenuse missiooni jaoks siin otseselt pole plaanis droonid, aga sinna on pannes väiksed nagu sellised pöördavad lehetüüpi asjad.
mida visatakse välja suur parv sealt, mis koguvad siis, nad natuke piirduvad ennast kiireldes. Ja mul kahjuks video sisse panemata siia, oleks olnud huvitav näha seda. Aga jah, üks Suurbritannia firma arendab välja selliseid väikseid sonde, mis on nagu sellised nagu lehekujulised, et kui nad läbi atmosfääri kukuvad, siis hakkavad pöörlema ja siis pidurdavad nad seal läbi. Ja siis teele alla siis nad kukuvad andmeid ja siis sinna peale siis ka võiks jõuda siis ka meie üks last nende väikeste sondi peale ka. Aga põhiline meie last läks selle kondi peale, mis selle langeb. Ja siin jah, et siin on ka see lisaversiooni juures, et siin on see õhupalli versioon ka olemas, et jah, tegelikult see kombinatsioon 2 versioonist, aga praegust see, mis aktiivne on see langevarjuga versioon. Sellise sondi eluiga rohkem kui võine eralda. See on jah, nii kaua laskub, et ta midagi tunni kandis oli vist midagi. Et nii ka, et ta ainult selle missiooni puhul, mis huvitab ainult kõrge atmosfäär tegelikult. Et seega see mõõdab ainult sel hetkel, kui ta langeb läbi siis kõrgete siis pilvede, mis on see temperatuuritsoon, kus siis põhimõtteliselt oleks oodates võiks olla meie kõige sobivad tingimused eluks oletame. Ja seega see ongi väga õhuke osa atmosfäärist ja seega selle langevarjuga olekski jah, tõesti tundidest räägime või tunnist tuletame. Aga selle õhupalliga oleks jah, pikemad võimalused. Aga see õhupalli oleks praegu kõige keeruliseks, eks seda räägib nii kalliks ja seega ilmselt teab see langevari. Ja siis selle jaoks arendame selliseid sensorkilesid põhimõtteliselt, mis siis helendavad siis lähiultravioletvalguse või siis väga sinisvalguse käes erinevad sõltuvus sellest, kui happelised tilgastused tabavad. Ja siin on lihtsalt siis näha siis kaamerapilti sellest, et erinevad värvid tilgastused tabavad, siis ta põhimõtteliselt hakkavad erinevalt helendama. Erineva happelisega tilgad, et siin siis me kasutasime erinevate siis päevalappiseadusega pilkadega. Väliskaamerad sellele juba. Väliskaamerad me vaatame, aga seal on häda selles, et seal ei näeks eriti midagi. Kuna see põhimõtteliselt kukkud või pilvede. Ma mõtlen, et seda lõpufaasi võib. Ja põhimõtteliselt seal päris pinnani jõudmist, aga jah seda, et kas sinna vastu peab üldse nii kaua seda teema. Aga jah, praegu mida ei ole seal maandumiskaamerat, ja seda maandumisega enam ei vaata, aga kogu tähelepanu on kõrgel atmosfääril ja pilvedel. Ja siis siin jah siis on praegune kontseptsioon sellest Japanis endas väike selline põhimõtteliselt ka samuti võimsust kaamerassüsteem, kus siis läheb väikse sellise plaadi peal läheb siis kile ja siis põhimõtteliselt väike mikroskoop, kus siis vaatleb seda kilet ja selgastab siis 2 erineva siin selle juhul on laseritega, et me peaks vaatama, kas on laserid või helistame peale. Et seal on jah, mõlemal on eeliseid. Aga jah, siis selline ta välja näeb ja siis me tahaks seda saada ühel hetkel siis jah, sinna selle sondi peale. Praegust meil jah, vahepeal veidikene oli areng aeglusem, sellepärast et nad tegelesid selle seeria esimese missiooni käimasaamisega. Aga kuna see on nagu valmis, stardiks enam-vähem ja järgmise aasta lendab, siis praegu aktiivsemalt läheks käima selle teise missiooni arendamine, kus siis põhimõtteliselt selline jublakas meilt läheks külge ja siis see ootus siis läheks põhimõtteliselt kere külge ja vaataks välja sealt põhimõtteliselt. Ja siis kui pilvetilgad ilmselt tabaks seda, siis me saaksime neid ükskõik pilvetilkasid hinnata. Ja siis jah, ma kohe lõpetan, et jah, ja siis meil on jah, eraldi teema, me tegeleme maa peal tegevustega. Aga sellest ma kahjuks väga palju rääkida ei tohi peale avalik videot nagu see, et meil on jah palju koostööd erinevate firmadega praegusel ajal, kus me arendame selliseid asju ka. Ütleme enamasti sensorsüsteeme ja siis autonoomiat ja selliseid asju algoritme nende peale. Aga väga detailidesse minna. Küsimus, et palju on eelmääratud see peilum, see kubatuur ja kaal enne kui üldse veeluse puhul või? Vahet ei ole, kas või kuukaamerate? See sõltub olukorras, et mõnikord kui last on väga varakult teada, siis tehakse põhimõtteliselt see mehaanika nii, et sinna läheks last sisse. Kui jah, varased lastid. Ja siis enamasti ehitas nüüd ümber. Siis kui kuulutatakse välja, et kes tahab võtku osa ja et meil on seda vaja ja et kaal on umbes. Praktikas
enamasti on üks seltskond, kes pakub välja missiooni ja seal on juba olemas instrumendid, põhiinstrumendid. Ja sellel juhul ehitatakse missiooni kontseptsioonis nende põhiinstrumenti ümber. Aga juhul jah, kui hiljem otsitakse instrumenti peale, siis jah, siis on juba kindlaks määratud täpselt mõõdud, mis need lähevad. Palju sellisel puhul tuleb siis teha kompromisse, ma ei tea. No jah, materjalide kaalu osas või? Optimeerimine kogu aeg, et see on jah, kõikide puhul olete massi vähendamine väga vajalik, mida ei vähegi saab jah, väiksemaks teha, lihtsamaks teha ja kergemaks teha, seda tehakse. Aga see sõltub jah konkreetsetest asjadest, aga jah, selle opik instrument, mida me näitasime selle ka massi suurus vähenes mitu korda optimeerimise käigus. Et saada lihtsalt väiksemaks ja kergemaks ja seega odavamaks seda nii-öelda kosmomenetuuri. Meie jaoks tingimata odavamaks ei näinud selle eeldus, aga siis nende jaoks oli odavam. Aga küsimusi veel äkki? Jah, olgu Mato. Mitmed missioonid, et näiteks kas see komeedi on nagu tuumad, need tunduvad väga sellised väga elitaarne keskkond, kuhu teil on õnnestunud saada, et kas Tõravere ongi nii teaduse tipus on ta tehnika arendamisega või teil on õnnestunud sinna saada lihtsalt, kuna teil on paras koostööd inimestele, kuidas sinna üldse saamine käib? No see on jah pika aja töö tulemus, et jah, me alustasime seda laiendamist kusagil 2018 umbes, seda nende asjadega see kõik on umbes ja siis tõsisemalt 2019 lõpp. Siis hakkasime järjest igasuguseid asju torkima igalt poolt ja vaatama, kus see saab. Ja muidugi varasemad asju ka, näiteks S-Cube ja muid asju meil varem polnud ja SEO ja muud, aga lihtsalt see nii-öelda suur planetaarrobotika on suhteliselt hiline kõik ja sellest ongi, et me alati vaatame, et kuhu saab sisse midagi ja otsime võimalusi kogu aeg. Et see jah, võtab palju tööd, et me jah, kirjutame umbes 1 taotluse kuus ja need taotlused kõik on mingisugused väga massiivsel enamasti. Kas see tähendab seda, et Eesti on oma niši, oma väikse riigina leidnud selles asjas, mida teha ja mida arendada? No rangelt meil otsime niši ja sellepärast meil nii palju ongi, et me ei tea, mida peab teha. Kusjuures hea oli näha, et Miilrem oli seal, eks ole, Eesti üks erinevatest välismaadroonidega. Küsimus oli ka sellepärast, et droonid, kes arendavad droonesid, neid atmosfääridroone arendavad tuleviku perspektiiv, et kasvata. Aga kuidas sinna saada loomulikult, kas siis NASA või kes iganes liigusele arenduse, et siis... Jah, probleem on selles, et jah, need atmosfääridroonid, Veenusel see ei ole tegelikult, Veenuse droon tegelikult on lihtsam, kuna Veenuse atmosfäär seal piirkonnas, kus huvi pakub, on tegelikult väga sarnane maa omaga, sest on väga happeline, aga see on põhimõtteliselt sama umbes nagu maapealinat üle aktiivse vulkaani. Et kui sealt tuleb jah ka välja samuti, siis väga happe tilkasid ja värke. Et samuti selle Veenuse missiooni üks testkampaania oli jah, sel kevadel, kus nad lendasid ka Hawaii'l üle siis ühe vulkaani, panid ka tammusid drooni külge endale selle lasti ja siis lendasid üle vulkaani, et vaataks, kus töötab. Et jah, maismaadroonidega ma olen teiste asjade kaudu väga tihedalt seotud enda ise, aga sellest ma siin rääkides olemuks. Aga suur tänu, et aplaus esimene.